Tere õhtust! On pühapäev, 6. september ja Tallinna Panoraam alustab. Kõigepealt vaatame üle tänased teemad. Üha rohkem noori sisustab oma aega nutitelefonides, mis kujutab endast ohtu nii õpitulemustele kui ka füüsilisele tervisele. Kas kooli võimuses on seda harjumust vähendada ja lapsed rohkem liikuma saada? Neil oleks muid tegevusi ja neil oleks tõesti õues midagi teha, neil oleks vahetunnis midagi teha. Käimasolev keskkonnasõbraliku liikumise kuu aitab ka täiskasvanutel endale meelde tuletada, kui oluline on turvaline ja keskkonnasäästlik liikumine, mis ühtlasi tagab füüsilise ja vaimse tervise. Tallinna kesklinnas juba traditsiooniks saanud sügisalguse uue maailma festival pakkus sel nädalavahetusel keskkonnasõbralikke, tervist edendavaid ja kogukonda ühendavaid tegevusi. See festival toimub just tänu kohalike inimeste initsiatiivile. Nutitelefonide kasutamine muutub üha rohkem populaarsemaks ka laste seas, mille tõttu kannatavad õpitulemused ning väheneb füüsiline aktiivsus. Tartu Ülikooli liikumislabori uuringud kinnitavad, et Eesti lapsed liiguvad igapäevaselt liiga vähe. Kas koolide võimuses on panna lapsed rohkem liikuma ning vähendada seeläbi nende võimalikku nutisõltuvust? Uuringud näitavad, et paremad võimalused koolis liikuda seostuvad suurema koolirõõmu ja paremate õpitulemustega. Tänapäeva istuval ajastul ei ole liikumine aga mitte kõikide laste jaoks loomulik osa päevast, vaid vajab teadlikku suunamist ning just seetõttu on saanud alguse programm, mille kaudu otsivad koolid toimivaid lahendusi, kuidas tuua rohkem liikumisrõõmu iga õpilaseni. Liikuma kutsuv kool on Tartu Ülikooli liikumislabori poolt algatatud väga hea ettevõtmine. Tõenduspõhine projekt, mis paneb siis koolid läbi mõtlema oma koolipäeva, et igas päevas oleks rohkem liikumisaktiivsust igale lapsele. Et tuleks teadmine, et sport ei ole ainuke variant, et liikuda võib ka tavapärases olukorras ja hoopis teistel alustel. Liikumine ja kehaline aktiivsus mängivad väga olulist rolli selles, et laste keskendumise ja tähelepanuvõime oleksid paremad. Üha enam võime aga näha lapsi aega veetmas nutitelefonides. See on tegevus, mis pärsib nii kognitiivseid võimeid kui ka aktiivset eluviisi. Kuidas suudab kool lapsi nutimaailmast eemal hoida? Millist rolli mängib siinkohal perekond ja kas tegu on trendiga, mille kultus aja jooksul raugeb või veelgi enam hoogu kogub? Reaalsus on see, et see on väga tugevalt tulnud ja tundub, et ka pikaks ajaks jääda. On näha, et nutiseadmete kasutamine on ikkagi, võiks öelda küll, et probleemiks. Väga paljudel lastel on juba harjumus või sõltuvus sellest. Ja siinkohal meie koolis oleme püüdnud seda probleemi just täpselt selle samaga lahendada, et neil oleks muid tegevusi ja neil oleks tõesti õues midagi teha, neil oleks vahetunnis midagi teha. Me saame aru, et me ei saa seda päris lõpuni ära keelata ja see ei olegi võib-olla tänases ühiskonnas enam mõistlik. Laps on ikkagi kodupeegel ja väga paljudes kodudes on see kindlasti teemaks ja on tore näha, et väga paljud lapsevanemad sellega tegelevad ja annavad endast parima, et ikkagi lapsel ei tekiks nutisõltuvus. Kui palju sina keskmiselt päevas aega nutitelefonis veedad? 2-3 tundi õhtul enne magama minemist. Ikka päris palju. No siis, kui puhkus on. Aga kui on kooli, need nagu peab tegema neid ülesandeid, siis ma teen ülesandeid, teenem ära, siis puhkan. Kuskil 4 tundi. Kas see on sinu arust suur või väike aeg? Minu arust see on väike aeg. See on treenikasi, mille kõik paratamatult tegelevad igapäevaselt. Tartu Ülikooli liikumislabori uuringud näitavad, et koolipäevadel liigub 7–13-aastastest Eesti õpilastest piisavalt vaid iga 4. Ligikaudu 5% lastest ei liigu ühelgi päeval isegi mitte minimaalselt soovituslikul tasemel. Pealinnas on liikuma kutsuva kooli programmiga liitunud 10 kooli. Programmiga, kunagi kui me liitusime, siis on aidanud kindlasti meie tegevusi paremini mõtestada ja nii-öelda eesmärke seadma. Hästi oluline on kindlasti õpetaja, kooli juhtkonna, koolijuhi nii-öelda toetus. Kas siis nii-öelda vaimne, moraalne toetus, aga ka kindlasti ise eeskujuks olemine. Et see aitab lihtsustada oluliselt teatud asjade elluviimist.
Aga eks eelkõige on see mõttemalli muutus, et kui ma õpetan tunnis ja kindlasti programmi üks tore asi on see, et see aitab ka koole siis õppeaineid või ainepõhiselt, et kuidas ka ainepõhiselt sa saad lapsi aeg-ajalt tunnis liikuma panna. Liikumise ja tervisliku elustiili teemal ka jätkame. Meil on stuudios treener, koolitaja Ott Kiivikas. Tere õhtust, Ott! Tere! See on selge, et trenn mõjub hästi füüsilisele tervisele, aga öeldakse, et ka terves kehas terve vaim. Kuidas mõjutab trenn vaimset poolt? No eelkõige seeläbi, et tegelikult treeningust saadav emotsioon on see, mis annab ka sellise parema vaimse tervise ehk enesetunne. Kui enesetunne inimesel on hea, me võimegi öelda, et ta vaimne tervis on ka hea, eks ole. Kui me oleme sellises natuke masendunud või stressiseisundis, siis me ei tunne ennast hästi vaimses mõttes, eks ole. Aga kui sellele impulss antakse läbi füüsilise, mis tõstab ka endorfiine, mis on tegelikult selline õnne tunne, siis me ju automaatselt seda ka vaimset tervist läbi füüsilise tegelikult parandame. Aga igaüks ei saa tegeleda tippspordiga ja mitu korda nädalas või igapäevaselt korralikult trenni teha. Et mis on selline optimaalne treeningu ja toitumise kogus üldiselt, et inimene püsiks reaalselt tervena? No hakkame kõigepealt lühidalt sellest pihta, et kehaline aktiivsus ja ka regulaarne selline mõistlik toitumine on tegelikult elu koostisosa ehk me ei pea seda käsitlema kui 2-kuuset eksperimenti, vaid elukestvat tegevust. Ja kui öelda, milline treening on arendav, tavaliselt öeldaksegi, et selline 3 korda nädalas on juba väga arendav treening, kindlasti ka algselt ka 2 korraga. Saab teatud muudatusi juba keha puhul läbi viia ja kutsuda siis treeningus saadav selline kasu esile. On see siis kestvustreening, on see siis jõutreeningu puhul. Ja niimoodi, et ütleme, üks on täielik elatusmiinimum, et me võime öelda, et me trennis käime, aga sellega mingid väga suuri muudatusi loota ei tasu. Nii et ütleme 2-3 korda nädalas regulaarselt treeninguid tagab üldjuhul inimesel piisalt hea siis konditsiooni nii füüsilises kui vaimses mõttes. Mida te ütlete neile inimestele, kellel on palju tööd, kellel on lapsed ja kes ütlevad, et isegi see 2-3 korda nad lihtsalt ei jõua, nad pingutavad üle ennast? Eks see on alati, hakkab ju sellest pihta, kui palju me ise saame aru, mida see lisatund, 1,5, kindlasti 1,5 tundi 2-3 korral nädalas, mille arvelt me selle aja võtame. Et ööpäeva aega juurde ei tule, kas me loobume teatud hetkel või teeme kodus mingisuguse kompromissi, mees ja naine, et ütleme, üks käib nendel päevadel, teine vaatab lapsi ja vastupidi. Alati see on ka selline kompromisside koht. Et alati on lihtne öelda, aga mul ei ole aega või mul on tegevused. Et kui vaadata väga edukaid inimesi, kes jõuavad trennis käia, siis tegib küsimus, kuidas nendes on rohkem aega. Küsimus on seda, et nad väärtustavad seda tegevust ja sellist kui nii-öelda ka, ma ei taha öelda, et nüüd elu pikendajat, aga sisuliselt sellise kvaliteetse elu pikendajat, sest kui sa oled kehaliselt aktiivne, siis sa oled ka tõenäoliselt vananevas ühiskonnas pensionieas aktiivsem ja parema tervise juures. Tooge mõni näide, kuidas mõni inimene, keda te olete treeninud, on just tänu spordile saanud lahti mingisugusest tervisehädast või mingist probleemist? Ma tooksin pigem näite, mul on olnud väga keerulise taustaga inimesi, kõige keerulisemad võib olla skleroosis multiplexi haiged. Ja kui inimene saadab algul oma haigusloo, ütlen ausalt, et ma ei ole arst ja ma olen tihti isegi loobunud treenimast inimesest, kui see diagnoos on põhimõtteliselt täiesti töövõimetus ja kõikide muude hädadega, siis mina ei taha võtta seda vastutust, et ma hakkan inimese peale eksperimenteerima, et vaatame, mis tast nüüd saab. Aga tegelikult ma olen aru saanud, et need inimesed on ise välja töötanud teatud süsteemid ja nende seas on paremini haigus allunud tegelikult kogu oma olemuselt, ma ei taha öelda ravile, aga pigem inimene ütleb, et tänu füüsilisele koormusele ja toitumise reguleerimisele on see haigus paremini kontrolli all. Täiesti sellised näited, mida ei pea kaugelt otsima, need on inimesed meie keskelt ja ma tegelikult kogu sellest tulemist nüüd üldse, mida selline treening üldse inimesele annab ja mida toitumisharjumuse muutmine. Kohe on ju mu enda sulest ilmumas ju raamat, targalt toitumise treenimise käsiraamat, nii et see on siin septembri keskpaigast raamatulettidele saadaval ja eeltellitav juba praegu, et seal ma tegelikult käsitlen kõiki need asju, vananemisega seotud probleeme, noorte treeninguid, kuidas alustada, kuidas jätkusuutlikult teha ja nii edasi. Aga ma väga tänan teid tulemast. Ja suured tänud ja kõik head. Keskkonnasõbraliku liikumise kuu raames saab sügise algul võtta osa ka üritustest, mis aitavad kaasa meie terviseteadlikkusele. Muu hulgas on toimumas ka mitmeid rühmatreeninguid. Augustis alguse saanud keskkonnasõbraliku liikumise kuu üritused kestavad kuni septembri lõpuni.
Peale keskkonnasõbralike eluviiside tutvustamise on mitmed sündmused keskendunud ka elanike liikumis- ja toitumisalase teadlikkuse tõstmisele. Seda selleks, et jõuaksime ja oskaksime kõige muu kõrval hoolida ka iseenda tervisest. Selle läänemaailma elutempoga tihtipeale kaasas käiv elustiil ja loomulikult nende riskiteguriks väga paljudele haigustele, nagu ütlesite, siis tõepoolest ka Eestis südame-veresoonkonna haigused on suremuse põhjus number 1, et selles mõttes seal elustiili muutusega on väga palju ära teha. Levinumad halva elustiiliga kaasnevad haigused on veel ka teise tüübi diabeet ja kõrgvererõhutõbi. Teadagi on nende haiguste lai levik tingitud liigset mugavust pakkuvast heaolu ühiskonnast, millel on vastukaaluks tekkinud iga aastaga aina populaarsemaks saav tervisliku eluviisi propageerimine. Kas eestlaste elustiili harjumused on viimaste aastatega paranenud? Hea meel on näha, et võrreldes 2008. aastaga on nende inimeste hulk, kes tervise sporti üldse ei harrastanud, oluliselt vähenenud. 2008. aastal oli see ligi kolmandik, nüüd ligi neljandik inimestest. Näiteks sellise diabeedi-eelse seisundi puhul on elustiili muutusega väga palju ära teha, et inimene võtab kaalust kas või 5 kilo alla, hakkab igapäevaselt liikuma, muudab oma toitumisharjumusi, vahetab sellise rohke loomsete rasvade tarbimise taimsete rasvade vastu rohkem, täpselt liigub igapäevaselt, jälgib, mida ta sööb, et ei näksi õhtuti võib-olla iga kord teleka ees. Ja tõepoolest sellest diabeedi-eelsest seisundist saab lahti, et veresuhkrud lähevad korda, tihtipeale ka vererõhud tulevad hästi alla, neid näited on väga palju. Et näha muutusi, tuleb tervislik elustiil muuta harjumuseks. Et seda harjumust paremini kinnitada, peab tegevus olema meeldiv. Keskkonnasõbraliku liikumise kuu raames saavad kõik linlased septembrikuu jooksul võtta osa mitmetest rühmatrennidest ja ehk ka leida, mis on neile sobivaim. Kavast leiab nii joogatrenne noortele kui ka kepikõnnitreeninguid eakatele ning välitreeninguid värskes õhus. Soomlastel on jube hea termin keskusteluvauhti ehk jutuajamise tempo. Kepikõnn liigutakse just niimoodi, et saad juttu ajada ja saad ka kehalise koormuse. Paljud käivadki siin tundides sellepärast, et omasugustega kokku saada koos liikuda. Et üksi on natuke igav minna, siis meil need treeningud toimuvad iga nädal. Inimesed tulevad kokku, lähme liikuma. Tempokas ja igapäevane vähemalt 30 minutit kestev kõnd on Andreas Aabeli sõnul õige toitumise kõrval juba ka piisav selleks, et halvast elustiilist tingitud haigusi vältida. Algust võib sellega teha näiteks 20. septembril, mil toimub ülelinnaline autovaba päev. Tallinn toetab eralasteaias ja hoius käivate laste toidukulu munitsipaallasteaedadega võrdsetel alustel. Eraldi toetust hakkavad saama ka hariduslike erivajadustega laste vanemad. Nendes asutustes pakutakse Tallinna lastele tasuta toitlustust. Tallinna kesklinnas juba traditsiooniks saanud sügise algus Uue maailma festival pakkus sel nädalavahetusel keskkonnasõbralikke, tervist edendavaid ja kogukond ühendavaid tegevusi. See festival toimub just tänu kohalike inimeste initsiatiivile. Maailma mainekaim triatlonivõistlus Ironman tõi Tallinnasse kohale senisest suurem osalejate hulga. Võistlustulle asusid nii profisportlased kui ka teised avaliku elu tegelased. Eilse rahvarohke kirjanduspäeva raames avati Koidula ja Feelmanni tänava nurgal ka lugemispaviljon. Kadrioru Luigetiigi äärde paigaldati aga tõlkijale ja esseistile Enn Soosaarele pühendatud pink. Tallinna panoraami jätkub ja me läheme nüüd kesklinna. Hetke pärast tuleb meile stuudiosse uus kesklinna vanema kandidaat Moonika Haukanõmm. Enne veel aga räägime eile ja täna toimunud Uue maailma tänavafestivalist. Uue maailma tänavafestival toimus sel aastal juba 14. korda.
Vabatahtlike kogukond tõi mitmele uue maailma tänavale elava muusika, kodukohvikud, laada ja tänavatoidu. See on väga sümboolne, et see festival toimub just tänu kohalike inimeste initsiatiivile, sest inimesed ise otsustasid, ise korraldavad ja me näeme, kui suur üritus on sellest välja tulnud. Festival kasvaks väga palju veel ja väga kiiresti, aga me ei anna selleks võimalust väga. Et me hoiamegi teda formaadis, et muidu kaob ära igasugune kogukonna sündmuse mõte enam ja tegemist või muutub nagu täiesti laadaks. Mulle meeldib näha, et see on selline kindel kogukond, kes nagu suhtleb teemadest. Tänavaturul olid esindatud eri kodumaiste tootjate kaubad alates käsitööhetest, lõpetades eri mahetoidukaupadega. Avatud olid ka õdusad hoovikohvikud, kus sai kostitada end koduse toiduga. Seal festivali taamal on esimest korda on ka lastelaad, et kus on kõik piirkonna lapsed, kes siin elavad. Pakkusime välja võimaluse, et lapsed saaksid oma esimese ärikogemused. Ma tahan huviga minna vaatama, mis nad pakuvad. Festivali üks põhiteemadest oli keskkonnasõbralikkus. Mõlemil päeval sai näiteks Uue Maja tänavatel võtta osa heategevuslikust taaskasutuslaadast. Mina juba ostsin endale taaskasutatavaid kõrsikuid klaasist ja olen suhelnud siin inimestega, olen kohtunud tuttavatega, et see on päris populaarne üritus. Siin käivad väga erinevad inimesed, mitte ainult selle piirkonna elanikud. Meil on nüüd hea meel tutvustada teile Tallinna kesklinna uut linnaosavanemat. Tallinna linnapea esitas sel nädalal kesklinna vanema kandidaadiks Monika Haukanõmme. Tere õhtust, Monika! Tere õhtust kõigile! Milliseid puudujääke te näete kesklinnas kui puuetega inimeste eestkõneleja? Te viitasite kohe ja läksite väga õige teemani. Kindlasti, mis on minu südameteema olnud väga pikka aega. Ehk siis puuetega inimeste toimetulek. Kui me mõtleme kesklinna peale ja sellele, et kui suur on kesklinn ja kui mitmekesine ta on, et siis kindlasti me ei saa kesklinna muidugi vaadata ka sellest vaatenurgast ühtse sellise homogeense piirkonnana. Et tegelikult on igal väikesel asumil, mida me teame, et kesklinnas on 20, on hästi erinevad probleemid ja mured sellega seoses, näiteks puuetega inimeste valdkonnas. Kui mõtelda kohe nagu päris kesklinna ja vanalinna peale, siis ma arvan, et igale ühele tulevad kohe meelde, et meil on seal väga-väga vanad, uhked, muinsuskaitsealused hooned, meil on munakiviteed ja nii edasi, mis ühelt poolt on meie väga suur väärtus, mida me eksponeerime, mida me hoiame ja tahame säilitada, aga teisalt võib see olla mõnikord ka takistus, et näiteks kas või kuidas liigelda ratastooliga, või liikleb noor ema oma lapse vankriga, et kuidas tal oleks seal hästi mugav. Et kindlasti on see koht, kus tuleb otsida sellist väga head tasakaalu nende vahel, et midagi kahjustamata, aga samas minnes sellise kaasaegse mõtlemisega edasi, kuidas seda siis teha linnaelanikele ja meie külalistele nagu mugavamaks. Et kindlasti see on teema, millega tasub edasi minna, on see ligipääsetavuse teema laiemalt linnakeskkonnale, hoonetele, asutustele, teenuste ligipääsetavus, teenuste kättesaadavus. See teemade ring on tegelikult väga-väga lai. Kui rääkida üldisemalt, te juba ütlesite, mis on kesklinna puhul selle kuvandi head pooled, aga mis on seal halvasti, mis võiks olla paremini veel? Kindlasti on teemasid, millega on juba päris palju tegeletud ja mis on just nagu kesklinna spetsiifilised. Et kindlasti tuleb minna edasi teemadega, millega võib-olla ei ole veel sinna jõutud, kuhu on nagu soov jõuda. On see selline nagu liikuvuse teema. Näiteks rattaliikluse edendamine kesklinnas. Et kui me teame, et kui juba kesklinna jõuda rattaga näiteks või ka tõukerattaga või elektritõukerattaga on päris hea, siis mõne koha peal võib-olla saab see liiklustee otsa. Et kindlasti selline rattaliikluse edendamine, siis jalakäijate liikuvuse edendamine, aga tegelikult ka, et kuidas muuta meie kesklinna, linnalist piirkonda turvalisemaks. Et me oleksime väga kindlad, et meie külalised, me ise õhtul pimedas, et me ei peaks kartma. Või on see parkide korrashoid, nii et neid teemasid on päris palju.
Üks teema on ka kindlasti vanalinna elanike öörahu ja õised pidutsejad lärmajad. Mida te näete, mida võiks selles osas ette võtta? Põhimõte, millest ma lähtun, on see, et selliste otsuste tegemisel me peame leidma konsensuse ja teemad läbi arutama selle konkreetse piirkonna asumite elanikega, asumiseltsidega, kodanikega ja nii edasi. Et kindlasti ei ole meie eesmärk ja ei tohi olla ettevõtluse ärakaotamine vanalinnast, aga teisalt ei tohi teha seda elukeskkonda ka selliseks, et me vanalinnas lõpuks elanikke ei ole. Me tahame, et vanalinn elaks, et seal oleks palju inimesi, see tähendab ka püsielanikke. Ehk siis selline tasakaalu otsimise koht on seal väga kriitiliselt tähtis, aga kindlasti meil on vaja ka neid ettevõtteid, aga mõistlikus piiris tuleb seda korraldada. Aga lõpetuseks, mis on teie enda kõige suurem väljakutse selle uue ametikoha juures? Kui väljakutsetest rääkida, siis kindlasti, mis on visiitkaart nii Tallinnale, kesklinnale, on kindlasti ka keskturg, millega me täna veel rahul ei ole. Kindlasti see on suur väljakutse, et kuidas leida seal tasakaal elanike ja kõigi tallinlaste huvide vahel. Ja loomulikult on reiditee arenduse, promenaadide edasi ehitamine Kalarannani või filtriteeni ja nii edasi, Poska tänava renoveerimine, aga ka palju väiksemad küsimused, et kuidas meie eakad toime tulevad, kui on koroonakriis. Kas nad saavad hakkama, kas me leiame moodused, kuidas näiteks neile erinevaid teenuseid tagada, kui nad üksi jäävad, ehk neid väljakutseid, millega tegeleda. Ma arvan, et see aasta pakub kohe täie tõsidusega. Kindlasti, aga ma väga tänan teid tulemast. Aitäh kutsumast. Tallinn tahab võrdselt toetada eralasteaedades ja munitsipaallasteaedades käivaid lapsi. Seetõttu hakatakse katma ka eralasteaedades käivate laste toidukulusid ning hariduslike erivajadustega laste vanemad saavad veel lisatoetust. Kõigile munitsipaallasteaedades käivatele lastele pakub juba linn piirimäära ulatuses tasuta toitlustust. Nüüd hakatakse katma ka eralasteaedades ja lastehoiuasutustes käivate laste toidukulusid. See tähendab seda, et ka nendes asutustes pakutakse Tallinna lastele tasuta toitlustust piirmäära suuruses. Kui me räägime sõimerühmast, siis ühe päeva hind on 1,80 € ja tavalasterühma puhul on 2 € päevas. Tegu on soodustusega, mis lisandub juba kehtivale 187 € suurusele hüvitisele, mida kord kuus ühe lapse kohta saavad eralasteaias või lastehoius käivate lastevanemad. Lapsed on ju kõik võrdsed selles mõttes, et on ta siis munitsipaallasteaia laps või on ta erasektori laps, et lapsed on ju kõik võrdsed ja väärivad nad kõik parimat teenust. Et selles mõttes ma arvan, et ta teeb toitlustaja nii-öelda selle elu võib-olla natukene lihtsamaks selles mõttes, et ta pakub võimalus selle raha osas nagu mängida, selle toiduraha osas nagu mängida rohkem. Miks on Vurrilasteaias käivate lastevanemad otsustanud eelistada just eralasteaeda munitsipaallasteaiale? Päris paljud on tegelikult valinud selle põhjuse just sellepärast, et me oleme hästi väike lasteaed, meil on ainult 2 rühma ja selline nii-öelda perekond, et kõik tunnevad kõiki, kõik teavad kõiki ja ongi päris palju perekondasid, et õed-vennad on ühes rühmas näiteks, on ju. Põhjus, miks laps käib eralasteaias, on iga perekonna puhul siiski erinev. Küll aga hariduslike erivajadustega laste jaoks on parem kohaneda just erirühmades või neis lasteaedades, kus on väiksem seltskond. Teise soodustusena hakkabki Tallinna linn kompenseerima HEV-laste õppemaksu nüüd ka eralasteaedades ja lastehoius. Kompenseerida neile õppemaksu samas suuruses, mis me kompenseerime ka munitsipaallaste aedades käivate HEV-laste puhul ehk siis kohamaks, milleks on sel aastal 71,25 €. Lastehoius käivad HEV-lapsed saavad toetust tingimusel, et nad on 3 munitsipaallasteaia järjekorras. Eralasteaia puhul on toetuse saamise tingimus koolivälise nõustamismeeskonna poolne suunamine. Mõlemad soodustused rakenduksid 1. septembrist tagasiulatuvalt, kui muudatused saavad heakskiidu Tallinna linnavolikogus. Maailma mainekaim triatlonivõistlus Ironman tõi Tallinnasse kohale senisest suurem osalejate hulga. Võistlust tulla asusid nii profisportlased kui ka teised avaliku elu tegelased. Tallinna kesklinnas juba traditsiooniks saanud sügise algus uue maailma festival pakkus sel nädalavahetusel keskkonnasõbralikke, tervist edendavaid ja kogukonda ühendavaid tegevusi.
see festival toimub just tänu kohalike inimeste initsiatiivile. Eilse rahvarohke kirjanduspäeva raames avati Koidula ja Felmani tänaval nurgal ka lugemispaviljon. Kadrioru luigetiigi äärde paigaldati aga tõlkijale ja esseistile Enn Soosaarele pühendatud pink. Tallinna Herold annab ülevaate, milline on meie kodulinna koolihariduse sajandite pikkune ajalugu. Tallinna panoraami jätkub. Sel nädalavahetusel toimus Eestis 2 suurt rahvusvahelist spordisündmust. Täna lõppenud ajaloolisel Rally Estonial võidutsesid valitsevad maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja. Tallinnas leidis aga aset triatlon, mille käigus sportlased näitasid samuti märkimisväärseid tulemusi. Laupäeval leidis aset Ironman Tallinn 2020 peavõistlus, kus esimesed sportlased heitsid Harku järve juurest võistlust tulla juba vahetult enne päikesetõusu. Sel korral toimus ka 70,3 ehk poolpikk triatlon, mis tõttu oli tegu senini kõige suurema Ironman Tallinn võistlusega. Meil on 680 eestlast kokku stardis ja ülejäänud on siis rahvusvahelist osa. Kõige rohkem tuleb meil soomlasi, sealt edasi sakslased, inglased, lätlased ja siis juba väiksemalt erinevad riigid üle Euroopa ja kaugemalt. Maailma suurim spordikanal NBC on aastaid Ironman Hawaii finišisirget spordimaailma kõige emotsionaalsemaks hetkeks hinnanud. Ja seda hetke me näeme siin Noblessneri sadamas ka. Ta on hästi väljakutsev sündmus, kõrge kvaliteediga korraldatud ja see on võimalus, kus inimene saab ise ennast ületada. See emotsioon ja see tunne on see tõenäoliselt, mille pärast inimesed starti tulevad. Näitleja ja poliitik Raivo E. Tamme jaoks, kes paar aastat tagasi loterii tahtel Hawaii maailmameistrivõistlustele sattus, oli sel aastal tegu juba 4. Ironman võistlusega. Ettevalmistamine võtab mehe sõnul väga palju energiat ning vaid järjepidevus on see, mis aitab hoida vormi tipus. Kui ikka väike paus sisse tuleb, see vorm on nagu väga kiire ära kaduma ja muidugi vahetult enne võistlusi, siis on ikkagi ka mentaalselt ikka päris keeruline, et see närvipinge on ikka päris tugev, et mul nagu teatris enne esietendust ma ei närveeri kunagi nii, nagu ma praegu närveerin enne võistlusele minekut. Reede õhtul heitsid võistlust tulla ka lapsed. Kogu sündmus saatsid adrenaliin ja elavad emotsioonid. Milline emotsioon sind enne starti valdab? Ma tahan võida. Väga huvitav, nagu tahaks juba joosta. Võrreldes eelnevate aastatega võis sel korral võistlemas näha ka rohkem naisi. Kui mullu oli naiste osakaal 13%, siis tänavu oli see tõusnud 17%-ni. Me loodame, et naised leiavad ka rohkem julgust ja teed siis Ironmani juurde. Oma debüüdi 70,3 Ironman võistlusel tegid ka olümpiasportlased Leila Luik ja Kaidi Kivioja, kes tuli edukalt 3. Oleks olnud ju tore muinasjutt võita, et oma esimest võistlust siin kodus. Ma arvan, et mul tuleb veel võimalusi edaspidi paremini teha. Ratas oligi kõige raskem täna, aga jooksus ma tundsin ennast väga hästi, eriti alguses, et see oli nagu meeldiv tunne pingutada ja kui inimesed kaasa elasid, siis veel, et ma suutsin veel juurde panna, et see oli väga tore. Eesti meestest ületas finišijoone esimesena Kevin Vabaorg, kes lõppkokkuvõttes jäi 10. Ma olen väga rahul, et emotsioon on laes, et praegu nagu muud nagu paremat ei olekski osanud soovida. Ironman Tallinn 2020 võistlusele avaldas tegelikkuses soovi osalema tulla suisa üle 3300 inimese. Need, kes aga sel aastal siiski osalema ei tulnud, on oma osaluse lükanud 2021. aasta sündmusesse ning seega alustatakse järgmist aastat sisuliselt juba 1600 osalisega.
Järgnevalt läheme Tallinna Kirjandustänava festivalile, mis algas eile keskpäeval, kui avati lugemispaviljon Fehlmanni ja Koidula tänava nurgal. Avati ka tõlkijale ja esseistile Enn Soosaarele pühendatud pink Kadrioru luigetiigi ääres. Festivalil olid olulisel kohal meie klassikud, kel tänavu tähtis sünniaastapäev. Jaan Kross, Kalju Lepik, Johannes Aavik, Edward Vilde ja Vaino Vahing. Kirjandustänava festival toimus 4. korda ja seda korraldas Tallinna Kirjanduskeskus. Nägin, et raamatupaviljon on ka juba täiesti asustatud nii inimeste kui raamatute poolt. Kus need raamatud niirutusina tekkisid? Osa tõi kohale kesklinna valitsus, aga osa oli meil ikka endal juba varuks. Meil on ju ikka see vana hea sõber Eesti Hoiu raamatukogu, kust me raamatuid alati siia festivalile toome, jagame ja õhtuks on alati kapid tühjad ja inimesed on endale saanud raamatud ja raamatud uued kodud. Me tahame esiteks, et raamatud oleksid linnapildis olemas, et raamat oleks ka midagi, mis meie nagu linnamiljööd kuidagi viisi väärtuslikumaks muudab. Ja samal ajal, kui inimene on hakanud seal koha peal midagi lugema ja ta vaatab, et nüüd on see aeg otsas, kui ma saan siin lihtsalt istuda, aga ma nii väga tahaksin edasi lugeda, siis loomulikult ta võib selle raamatu sealt kaasa võtta. Ja muidugi väga suurt peavalu on meile valmistanud näitus, mille pealkiri on Kaugekõne Kalju Lepikule. See näitus koosneb põhimõtteliselt 2 nõukogudeaegsest telefoniputkast, kuhu sisse astudes inimene saab toru võtta ja Kalju Lepiku luulet kuulata. Ühe nendest loeb Kalju Lepik ise, aga nende putkade leidmine oli meie jaoks ootamatult keeruline, neid ei ole eriti alles. Me kohe ütlemegi aitäh Okupatsioonide muuseumile Vabamule, et me saime nende käest need laenutatud. Telefoniputkas juures oli juba tuttav saba. Seda on mul nagu rõõm kuulda, et Kalju Lepiku suhtes või Kalju Lepiku vastu nii palju huvi tuntakse, sellepärast, et hoolimata sellest, et me võime teda nimetada pagulaskirjanduse üheks isegi kõige olulisemaks luuletajaks. Minule üllatuslikult teda teatakse ikkagi väga vähe. Ja ma loodan, et selle näituse kaudu inimesed avastavad ikkagi ta tähenduse ja ka tema luule. Tere küll, Arjakas! Mis ma näen? Kõik on oma toodang. Laias laastus jah, ega tänapäeval autor peab ikka lugejatele lähemale tulema ja ausalt öelda aja jooksul on tekkinud kodusesse garaaži topelt eksemplare terve hulk ja vaja natukene kodusid riiulit tühjendada, et tõepoolest nendes raamatutes igal ühel on mul siis nagu osalus olemas, kas mul on autor või ees- või järelsõna või koostaja, aga kui teised müüvad teiste autorite raamatuid, siis mina müün enda omi ja selle tõttu mul on kõige lihtsam küsimustele vastata. On siin mõni populaarsemaks ka, mis on osutunud? Võib-olla siin ikkagi Eesti lipp ja Eesti hümn nagu on sellised ülevaated, et siin käivad nagu huvilised, käivad iseenesest, ma ei pea neid päris mööda linna otsima ringi. Juba tuntud Tootsi juttudest, Lesta kõnnib, raamatu pamp põla peal, mis siis ikka. Aga ega selliseid kordi, kui ma ise müümas olen, on ju aruharv. Üks festivali rõõmupall, Unt ja Vahing, kirjanike maja aknal Kadriorus, nääklemas ja bravuuritsemas, vaimukalt ja stiilitundega. Unistaja aknal. Mis sa teed? Kirjutad? Ikka kirjutan. Viina tahan? Ei taha. Mul on? Ma tõesti praegu kirjutan. Väga hea, ma tulen sisse. Aga tule. Käkrast õue vaatas Matti, küll see ilm on imelik. Niimoodi vaatadki? Niimoodi, jah. Tutvud eluga? Nad ütlevad, et kirjanik peab elu tundma. Nii. Kus su klaasid on? Kuule, ma tõesti praegu kirjutan. Väga hea, ma toon köögist. Toomas Kalli tekst, Üllar Saaremäe, Taavi Teplenkovi ja Ene Järvise kongeniaalses esituses. See ongi meie vahe. Saad aru? Sina võid terve oma teose entsüklopeediast maha kirjutada, aga minul ei ole entsüklopeediat üldse tarvis. Need on faktid, seal pole tarkust. Mõistad, jah? Sinu häda on selles, et sul on liiga paljud võõraid mõtteid. Me oleme ise väga rõõmsad näiteks selle üle, et inimesed saavad sõita Luigetiigi saarele paadiga
ja kuulata seal Jaan Krossi vee- ja mereteemalisi luuletusi. Ma ei näinud seal, kui ma põgusalt vaatasin, et luulet oleks loetud. Keegi ei loegi seal, see tuleb kõlaritest meil seekord. Võimaldame inimestel ise saarele minna ja seda luulet seal kohapeal kogeda, kuna tegemist on Krossiga, kellel on nii palju laevasõite ja lendamist ja merd ja vett, et siis see vesi oleks füüsiliselt selle luule kuulamise kogemuse juures. Tore on istuda siin Enn Soosaare pingi peal. See on ka üks märk, mida tänane kirjandusfestival on maha pannud. Enn Soosaar, tuntud mõtleja ja esseist, kes on Eesti poliitikamaastikule ja Eesti kultuurimaastikule väga-väga tugevad jäljed jätnud. Nüüd saame siin häid mõtteid mõelda tema pingi peal. Ja olgu see meenutus, et Enn Soosaar elas kunagi selles majas, mis siin meie kõrval on. Pääliskaudsus, idealismi ja peenuse puudus on praeguse Eesti iseloomu põhipahed. Eesti hing on nagu liigeme sõel või harvade piidega reha, mis peenemad asjad läbi laseb. Meil kõneldakse viimsil aastail taas nii palju rahvusest, rahvuslikust iseolemisest. Aga asi, mis rahvuslik on enam kui miski muu, selle eest muretsetakse ja hoolitsetakse ime vähe. Veel üks pildike kirjandustänava festivalilt. Johannes Aaviku keeleuuenduse lõpmatu kurv on saanud veel ühe keeru peale. See on lavastus aastast 2007. Anu Lambi juhendatud 22. lend, 13 aastat hiljem. Vaataja seisab vihmas ja poetab pisara nostalgiatundest. Seda inimese vaimu kõige peenema tööriista peab harima, korraldama, puhastama, viilima, ihuma, rikastama. Seks peab tööd tegema. Meil ei ole aega oodata. Sel nädalal läks Tallinnas esimest korda kooli ehk esimesse klassi 3874 õpilast. Üleüldse mindi esimest korda Tallinnas kooli juba 701 aastat tagasi. Täpselt nii vanaks saab tänavu Tallinna Toomkool. Kuid on andmeid, et koolmeister oli ametis juba 1247. aastal. Tänaseks on Tallinna koolivõrgus 57 üldhariduskooli. Muinsustervitus. Jätkame Heroldi juttudega. Me oleme tulnud siia Toompeale seoses tänapäevase hüüdlausega elukestev õpe. Aga me ajame selle elukestva õppe ajaloolisi jälgi nii kaugele, kui on võimalik jõuda haridusega Tallinnas. Vanasti kuulus laestehoolekanne haridus kiriku kompetentsi, sest oli vaja ju noori rumalaid jõmpsikaid kasvatada ja harida nii, et neist saaksid täisväärtuslikud kodanikud oma ühiskonnale. Ja millal see algas? Ilmselt oli selleks aasta 1240, mil algne ja veel väikene Neitsi-Maarja kirik muudeti Eestimaa piiskoplikuks toomkirikuks ja siis kiriklike rituaalide järgi pidi moodustatama ka piiskopi nõukogu ehk toomkapitel, mis koosnes 10 isikust ja sealhulgas oli ka mees, keda nimetati Scholarius, koolmeister. Tõsi küll, esialgu Scholarius ülesanded piirdusid esmajoones piiskopi kirjavahetuse ajamisega kuni Vatikanini välja ja teisalt ka noorte andekate poisslaste otsimisega, kellest võiks kasvatada välja preestrit, kui neid piisavalt koolitada. Keskajal oli kiriku ümbruses kalmistu, mis likvideeriti alles 240 aastat tagasi. Aga siin lõunaküljel olid hooned, mis kuulusid kirikule nii siis, kui see oli veel katoliku, see oli muide aastani 1561, kui ka pärast seda, kui ta sai luterlikuks. Ja nagu te näete, on siin praegu ELK konsistooriumi hoone, aga siit paremal nurgal oli juba keskajal Toomkooli esimene hoone. Rootsi aja lõpul oli Toomkool üsna
kiduras olekus, õpilasi oli vähe ja õppejõude ka ning selle toomkooli niisugune uus õitseng, mil ta omandab täieliku tähenduse, oli aastast 1784 järel, mil Eestimaa rüütelkond võttis kooli hooldamise toomkirikult enda kanda ja institutsioon sai nimeks Rüütli Akadeemia. Miks on siin kirjas, et esmamainitud 1319? See ei ole päris õigest. Toomkool oli juba 13. sajandil olemas, kuigi teisel pool tänavat. Asi on selles, et Toomkooli ja Tallinna Rae vahel tekkis vastasseis. Ja pealegi, kui nüüd kodanike pojad istusid kõrvuti aadlike poegadega, siis mõnikord läks nagu naginaks, sest et mõni paruni poeg vaatas, et seal kõrval on lihuniku poeg, no tead, ei ole nagu seisuse kohane. Igatahes Tallinna alllinna katsed rajada oma linnakool Tallinna alllinnas dominiklaste kloostri juures nurjusid ja see, et piiskop saavutas Taani kuningalt privileegi, et Tallinna elanike pojad võivad ilmalikku haridust saada ainult Toomkoolis. 1319, see oli privileeg, mis lõikas pikaks ajaks ära alllinna oma kooli võimalused. Miks on siin katkestus 1893, 1906? Asi oli selles, et Aleksander III võimuloleku ajal oli tugev venestamine ning haridus anti kirikute ja rüütelkondade haldusest Venemaa haridusministeeriumile. Ja Venemaa haridusministeerium nõudis, et kõikides rahvuslikes koolides, olgu nad Eesti, Saksa või Rootsi, tuleb sisse viia venekeelne õpetus, välja arvatud algklassides, kus lubati natuke emakeelt õpetada. Aga rüütelkond suur tänu ei ja pani kooli kinni. Ja alles pärast esimest Vene revolutsiooni koolud muutsid veidi lahedamaks, avati see taas. Kui Eesti iseseisvus, siis likvideeriti seisuslikud organisatsioonid, ka Eestimaa rüütelkond ning polnud enam haldajat ning see läks lihtsalt Eesti haridusministeeriumi alla ja kool jätkas tegevust kuni aastani 1939. Kuna suurem osa õpilasi oli Saksa päritolu, siis 1939. aastal, kui toimus baltisakslaste ümberasustamine Saksamaale, siis lõviosa õpilasi lahkus Eestist ning kool suleti. Apteegi tänaval me näeme ühe maja õuepoolsel küljes silti Tallinna Toomkool, nagu nimi ütleb, oleks tema õige koht Toompeal, aga kui meie luterlik kirik on kooli taastanud, siis esialgu ei olnud Toompeale kuskil asuda ja niisiis on esimesed aastad saanud Toomkool tegutseda siin, kohe peaaegu Raekoja platsi nurgal, mis on ka hea koht. See kolmekordne hoone sai valmis aastal 1840 ja nii ta siis toimetas 1939. aastani. Pärast seda asus siia balletikool, mis on veel praegu hoonevaldaja, kuid kuna hetkel on valmimas uus hoone, kuhu meie noored muusikud ja balletitantsijad peaksid asuma, siis võib loota, et hoone tühjenemisel asub siia taas ajalooline Toomkool, mis väärib oma paiknemist nimelt just Toompeal. Selle nädala Tallinna panoraam lõpetab. Pealinna nädalat kokkuvõtvate uute teemadega oleme taas teie ees järgmise pühapäeva õhtul Kanal 11 eetris. Ilusat õhtut ja püsige terved!